tere, minu nimi on Jana, ma olen Pärnu Jandatu stuudio augustamismeister. Kui sul on soov lähiajal augustime teha, see video on soovituslik sulle vaatamiseks. Selles videos ma räägin, kuidas toimub augustamisprotsess, mida ma teada enne seanssi ja kuidas oma uue augustamise eest hoolitseda. Kindlasti follow meid, kui augustamine on sinu jaoks lähedane. Üks päev enne seanssi ära tarvita alkoholi, kohvi ega energiajooke. Enne seanssi algust kindlasti söö väga hästi ja puhka ennast välja, sest see vähendab bioringlust seanssi ajal. Oled haige, sul on palavik või stress, seanssi oleks mõttekam hilisemaks broneerida. Alguses me räägime augustamisest, anatoomiast, eripäradest ja paranemisest. Puhastame augustamisala, paneme märgid, mida klient peab ära kinnitama. Augustamist me teeme puhta ühekordse nõelaga, tavaliselt kestab see paar sekundit ja ei ole absoluutselt valus. Kohe peale augustamist alguses paneme me augustamise jaoks sobiva ehe. Augustamist tasuks puhastada biotatumi puhastusvahendiga, mis on ette nähtud just neitide jaoks. Keha välisteks augustamisteks oleks hea kasutada spreivarianti. Seda tahab kasutada 3-4 korda päevas, esimene kuu aega. Suu sisesteks augustamisteks on ette nähtud selline lahus, mida tuleks kasutada peale igat söögikorda. Ei tohiks keerutada ehet, katsuda mustade kätega ega kasutada piiritust ega alkoholi sisaldavaid puhastusvahendeid. Esimesed 2-3 nädalat ei ole soovituslik külastada sauna, basseini, lahtiseid veekogusid ja kuidagi traumeerida oma uut augustamist. Paranemisaeg on tavaliselt 2-12 kuud, olenevalt augustamisest. Punetamine ja kergelt poistesolek uue augustamise jaoks on normaalne. Mõõdukas valu, pulseerimine, mäda on põhjus kirjutada oma augustamismeistrile. Need ei ole lihtsalt augustamine, vaid paranemisprotsess. Kui jälgida kõik soovitused, tulemuseks on ilus ja turvaline augustamine. Kindlasti ka follow meid, edasi räägime väga palju muud huvitavat augustamise kohta. Tšau!